minu YouTube'i kanalile. Sa oled väga-väga oodatud kuulama järgmist lugu, et kuidas siis ette kujutada ja kuidas ma siis sain omale auto, millele ma panin juba enne ostu nimeks mesilane. Paljud küsivad mu käest, et miks sinine mesilane, siis see ongi minu muinasjutt. Me saame ju elada täpselt sellist elu, nagu meie soovime ja tahame. Ja siit kõlab siis selline lugu pealkirjaks Mesilane, autor Maarja Solter. Siis kui sind nägin, tahtsin sind ma. Olid vale värviga, loobusin ja läksin minema. See pakkumine ei kõnetanud mind, mulle ei sobinud sinu hind. Mitmed kuud hiljem meenus unistus taas. Olin valmis uuesti proovima. Sõbranna haaras mul käest. Tule, ma näitan sulle. Ja sa oled ju soovinud kõigest väest ja ma ei puhu sulle seebi mulle. Astusin sisse elkesse, just kui muinasjutu maale. Üle punaste vaipade nägin ma seda sinist mesilast. Lillelaps ja mesilane, päike ja taevas, see on imeline. No nii, nüüd ma teen kõik selleks, et sind saada. See oli mu elu kõige raskem elulõik ja püüdsin iseendaks jääda. Teekond pankadega viis lõpuks sihile. Kohtumine Peep Vainuga juhtis mind õigele rajale. Mina ja mesilane hakkasime üheskoos nurma. Minu päriselu filmid, need eelnevad videod saavadki siin autos ju edasi sündida. Sinust on saanud minu sõber. Olen teinud sinust kodukontori. Inspireerivad lood kergusega mu seest. Isegi audiot kõlevad imelised. Näen loodust ja ilu igast ilmakaarest. Lehvitan kõigile, meid on märgatud. Naerutame koos ja see on nakkav. Grillfestil maksin ma 3x3 ala eest. Me saime kogu platsi. Ringi liikuvad naerusuil, meid tänatakse ja kogu rahval särab silm. Olen õnnelik ja tean, et vajutan vaid nuppu, sa käivitud. Kui miski juhtub, on autoabi juba teel. Me koostöö sujub veel aastateks sel imelisel eluteel. Mina ja mesilane hakkasime koos nurruma, minu päriselu filmid saavadki nüüd siin sees sündida. See on lugu mesilasest, minu sinisest autost. Üks väike luuletus sellest autost on veel tehtud ja sellest autost lugu ma saatsin selle ühe luulekogusse ja kui hästi läheb, see ilmub ühes raamatus. Ma olen nii tänulik, et sa vaatasid seda video, sest eelmine video oli lillelapsest, nüüd oli mesilane, aga see asi läheb veel põnevamaks, sellepärast, et kui sa oled saanud selle töökoha, mida sa tahad, sa oled saanud selle vabaduse, ajagraafikulise vabaduse, ma olen saanud selle auto, mis siis on pannud mind ja nagu seda autot koos nurma, mul on veel soove. Ja siis ma tõmbasin selle aja maha, hakkasin seda autot nautima ja kui ma seda autot hakkasin nautima, siis ma sain juba punase vaiba ja siis ma rullisin selle kaasa, ma läksin vaip kaenlas igale poole, kus iganes maale läks, sest lava on kogu maailm. Mis on siis järgmised soovid kirja pandud? See on 2020 aasta suvi, kui ma hakkasin veel võimsamalt ja veel tugevamalt ette kujutama, mida ma siis veel soovin. Sellest kuulab juba järgmises videos. Aitäh, et sa oled minu kanalil. Aitäh, et sa vaatad neid videosid. Aitäh, et ma saan jagada teile seda särasilmselt positiivset oma elu kogemusi läbi selle,
ehk mõni saab ka ellu vähe raputust, et meil kõigil on võimalik oma soove ja unistusi täita. Olgu nii raske justkui, aga me ületame need, sest meil on oma eesmärgid, me loome oma elu ise ja me oleme võimsad ja me saame sellega hakkama. Ja kui sul midagi on vaja, küsi, helista, räägime, jalutame. Aga sellest loost järgmine lugu tuleb juba järgmises videos.